esimesed kroonid, mis ma kulutasin siis või tarbisin, olin Rosta puhkekeskuses ja ostsin minigolfi pileti. Juba. Võib-olla seda võib siis öelda, et see oli ka siis esimene investeering. Väga tore. Mis see tegevus aitab sul peale sellist pingelist tööpäeva kõige paremini nii-öelda oma peast välja saada? No ikkagi sport ja spordist minu hobi on golf. Et golf on ikkagi selles suhtes fantastiline mäng, et kus sa saad kõik asjad ära unustada alati. Aga no, golf on suvine mäng, et kui sa suvel lähed mängima, oled õhtul väsinud, aga oled juba jõudnud 3. rajale, siis oled kõik asjad ära unustanud. Et siis on juba see golfistress peal või golfipinge üleval. Kas golf on kõige selline pikamaajalisel hobi ka sul või? Jah, kindlasti ma ju aastal 1994, kui Eestisse golf tuli. Eestisse tuli golfist aastal 1993, juba 94 on mul green card tehtud, aga esimesed 10-12 aastat ma mängisin väga vähe, võib-olla 2-3, polnud aega mängida 2-3 korda aastas. Siis ma mängisin, aastal 2006 hakkasin tihedamini mängima ja võtsin korralikke treeninguid ja isegi jõudsin vahepeal oma handicapiga 8 peale. 0 on kõige parem ja ütleme 54 on siis kõige nagu algaja handicap. Ma jõudsin vahepeal 8 peale singlisse. Ma praegu 14, kuna oleme 2 aastat tagasi läksime börsile ja pean tööd tegema, et ei jõua golfiväljakule. On mingisuguseid selliseid rutiine veel, mida sa, no ma ei tea, kas päris iga päev teed või... Ei, minul on küll rutiin ja mõtlen, et missugune näeb järgmine nädal välja. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede. Ja iga hommiku mõtlen nagu päevakorra läbi ja kui on keerulisemad nõupidamised või läbirääkimised, siis mõtlen ka nagu need hommikul need stsenaariumid umbes läbi, et kuidas, mis suunas me liigume ja see on, seda ma olen teinud, ma arvan, juba mitukümmend aastat. Ehk et on kujunenud selliseks harjumuseks, jah, et hommikul kärgad üles, hakkad mõtlema, missugune see päev nagu välja näeb, eks. Vaatad oma seda, tuletad meelde selle päeva plaani ja siis nagu tekitad sellise visiooni, et kuidas ma neid läbirääkimisi pean või kuidas ma sulle intervjuud annan siin. Kas on mõni selline raamat, mille kohta sa ütled, et see on minu sellist maailmapilti kujundanud väga hästi? Ma arvan, et neid raamatud on palju, et ma ütleme nooruspõlves eriti palju lugesin raamatuid, praegu on juba vähem aega, kuna lihtsalt tööd on nii palju, et elu on nagu raamat, eks. Aga mis mõtlesid kindlasti Marcus Aurelius iseendale, et on, seda võib siiamaani lehitseda, see on nagu äge. No ütleme juhtimisraamatutest mulle meeldib see juhtimise müstika, kus on nagu väärtused välja pandud või paika pandud, et missugused peaksid olema need juhtide väärtused. Mulle nagu see läks väga peale ja kui nagu vaadata, mis mind nagu mõjutanud tugevasti on, siis ma arvan, 1979. aastal oli Endel Lippmaa artikkel oli ühes sellises artiklite kogumikus elu mõttest, eks vaata, kui sa oled noor poiss, siis sa mõtled, et mis see elamine väärt on või mida sa pead tegema. Ja siis seal oli väga tõsine artikkel ja artikli sisu oli tegelikult üks, et elu mõte on elada. Ja tegelikult ma olen kogu aeg seda niimoodi vaada. Ja et selles suhtes ei ole mingid, ei tea mis asju, et lihtsalt elada. Ja see jäi mul siiamaani meelde. Nii, talv või suvi? Suvi. Kinnisvara või aktsia? Aktsia. Excel või paber ja pliiats? Paber ja pliiats. Lemmikettevõte praegu, Infortar ei tohi öelda? Tallink. Tallink ei tohi öelda? Oma ettevõtteid ei tohi öelda? Lemmikettevõte. Tesla. Ja kas sulle meeldib juhtida pigem kriisiolukorras või sellises rahulikus
no ma arvan, kõik tahavad rahulikus olukorras juhtida. No sul tuleb see kriisis väga hästi välja. No see on paratamatus vastu seina surutad. Ja mis sind viimati nagu tõsiselt naerma ajas? Olime Poolas oma ärisid eelmine nädal üle vaatamas ja meil oli väga hea enesetunne, kuna aasta otsal oleme Poolas tegutsenud Poznani lähedal. Poznanis on meil peakontor Poolas ja meil oli nii hästi läinud ja me olimegi niisuguses ülemeelikus või lõbusas tujus, et kui räägiti mingi naljasi, siis me väga rõõmsalt naersime. Ma võin isegi selle nalja üle rääkida, et Poolas Poznani lähedal on maailma suurim Jeesus Kristuse kuju, suurem kui Brasiilias. Ja kui see kuju ehitati, siis nüüd käib Tesco, selline kaubandusfirma nagu Tesco, seal on selline nali, et kus asub Tesco kõige vanem kauplus. Et see asub Poolas selle Poznani lähedal, kuna ta ehitati 2 aastat enne Kristust. Milline on kõige parem otsus, mille sa oled langetanud sellisel keerulisel ajal? No kui rääkida, need otsused on palju olnud, mis on neid otsuseid tehtud, aga mis on keerulisel ajal, siis viimane see otsus oli aasta 2023, oli väga keeruline aeg ja oli Infortari börsile toomine. Et see, ma arvan, et oli kõige parem otsus. Aga milline on selline põhimõte, mis on, ütleme, sinuga kaasas käinud nagu aastaid juba ettevõtte juhtimisel? Ettevõtte juhtimisel mina näengi seda, et kui sa tahad, et sul ettevõtte oleks nagu ühiskonnale vajalik, siis ja tahad saada teada tagasisidet, siis on kasum. Et sul tegelikult peab olema kogu aeg kasumlik kasv. Ja kui ettevõte teenib kasumit, siis on ta tegelikult ühiskonnale vajalik, et ja näide on ju Apple ja kõik sellised Tesla tegid suured ettevõtted, et need, kes nagu, et tarbija või klient on sul nõus selle toote eest maksma, et sa saad kasumit ja saad seda arendada, siis see on nagu põhiline, kõige tähtsam näitaja. Juhul, kui ettevõte on kahjumlikeks, siis tegelikult seda ettevõtet ühiskonnale vaja ei ole, eks. No just. Ajatu teadmine. Siukene lihtne, mitukümmend aastat ühte seda samat joontajand. Et vahepeal räägiti küll majanduses, et kasum pole oluline ja nii, aga tegelikuses on. Sa oled ettevõtluses olnud aastakümneid. Et kui sa mõtled praegu selle ettevõtlusmaastiku peale, mis meil Eestis on, ma küsin nii, et mis sind teeb optimistlikuks või kõige optimistlikumaks selle juures? Need võimalused, mis on. Kui Infortar laienes aastal 2016, siis me ostsime Eesti Gaasi ja siis tunnetasime, kuidas valitsus tõstis ka siis tol ajal gaasi aktsiisimakse ja nii edasi. Tundsime, et me ei olnud nagu Eestis welcome ja me pidime hakkama rahvusvaheliselt laienema. Läksime Lätti, siis läksime Leetu, siis Soome ja nüüd täna oleme Poolas. Litsentsid on tehtud juba Saksamaal. Et kui ma seda nüüd optimismi näen, siis ma näengi seda, et see majanduslik keskkond, mis praegu on see niinimetatud never normal, mitte normaalne olukord, mis siin maailmas valitseb, et see on andnud meile tegelikult võimaluse rahvusvaheliselt laieneda.